No nii, ma loodan, et mind on hästi kuulda. Ja täna ma tahaksin rääkida võltsärkamisest, valeärkamisest, võltsärkamisest. Siin on minu imeline Hiina tee. Räägime võltsärkamisest. Võltsärkamisest läbi psühhedeelikumite. Ja miks ühel juhul psühhedeelikumid on õnnistus, teisel juhul psühhedeelikumid on midagi õnnistuse vastupidist, ehk siis midagi väga kahjulikku. Mis see sõna on? Mis on õnnistuse vastupidine? Õnnetus. On õnnetus ja õnnistus. Mul endal psühhedeelikumitega olid ainult positiivsed kogemused. Aga ma tean ka isiklikult inimesi, kellel on olnud negatiivne kogemus, kes on saanud psühhoosi ja isegi on pidanud psühhedeelikumite tarbimise tagajärjel sattuma psühhiaatria haiglasse. Ja see teema on väga selline ühelt poolt äärepealne, teiselt poolt siuke piiripealne, teiselt poolt väga oluline. Ja ma olen pigem üritanud sellest teemast nagu ümber käia, et mitte seda otse puudutada. Mina ise olen teinud erinevaid psühhedeelseid aineid oma elu alguses, oma täiskasvanu elu alguses. See oli nagu meelelahutus minu jaoks, aga hiljem tulid sellised ringid, mis aitasid mul terveneda, mingitest traumadest läbi minna, vabaneda mingitest mustritest ja kohtuda Jumalaga, nimetame kõiksusega, nimetame siis seda nii. Ja täna ma rääkisin oma tuttavaga või sõbraga. Ma ei oska siin nimetada hea tuttav või kellega me vahepeal helistame ja vahetame nagu kogemust erinevate esoteerikute juures käimisest või mingitest esoteerilistest kogemustest, vahetame lihtsalt omavahel kogemust. Ja ta helistas mulle täna ja me vestlesime. Minul eelmisel nädalal oli positiivne kogemus ayahuascaga, millest ma räägin hiljem, aga temal oli negatiivne kogemus bufoga. Bufo on siis konnamürk. Ja milles seisnes siis minu kogemuse positiivsus ja tema kogemuse negatiivsus. Alustame negatiivsest. Kõigepealt alustan hoiatustest. Mina ei soovita tavalisel inimesel, mitte psühholoogil, mitte terapeudil, tavalisel inimesel, kes ei ole kunagi teinud endaga sisemist tööd ja kes vähegi kahtleb, minna psühhedeelikumitesse. Sest need psühhedeelikumid võivad lõhestada sinu psüühikat. Ükski psühhedeelikum ei ole meelelahutus. See ei ole meelelahutus. See on reegel number 1. Et kui sina tahad oma meelt lahutada läbi psühhedeelikumi, siis tea, et see ei ole see koht. Kui sa ei taha
hullarisse sattuda. Psühhedeelikumid, näiteks sellised nagu ayahuasca, nad toovad sinus esile kõike, mis vajab läbitöötamist. Olgu see siis mingi lapsepõlvetrauma või mingi tunne, millega sa ei ole aastaid tahtnud kohtuda, nagu kurbus või viha. Mingid allasurutud tunded, mingid suguvõsatraumad, võivad tulla mingid eelmiste elude teemad üles. Ja mingid jumalikud asjad võivad ilmeneda. Tuleb parasjagu see, mida see taim heaks arvab sulle näidata ja aidata sul läbi töötada. Aga probleem on selles, et kõik inimesed, no mitte kõik, vaid enamus inimesi, paljud inimesed ei ole valmis kohtuma sellega, mida antud taim aitab avaldada sinus. Need võivad olla mingid väga-väga hirmsad kohad, mingid väga-väga tugevad hirmud. Sul võib tulla paranoia, hirm, paanika. Minu šamaan, kes tegi mulle tseremooniat, seletas, et mõned inimesed võtsid oma juustest kinni ja hakkasid elusast peast neid oma peast välja tilima. Või siis nad lihtsalt võtsid lauda ja hakkasid oma pead vastu lauda taguma niimoodi ja veriseks. Et neid pidi kinni hoidma või siduma kuskile puu külge kinni, sest nad hakkasid endale kahju tegema. Sest see, mida nad nägid, nad ei suutnud seda seedida. Nende psüühika ei suutnud sellega toime tulla, mida nad seal kogesid. Samuti rääkis ta seda, et mõned inimesed selleks, et ette valmistuda tseremooniaks, võtavad mingisuguse mikrodoosi enda kodus. Ja on juhtumeid, kus mikrodoosi võtvad inimesed selle kogemuse keskel võtavad noa ja tapavad oma naise ära. Mõtlemiskoht korraks. Sa pead olema valmis vastu võtma kõik, mis tuleb ja ütlema sellele hetkes jah. Ja see hakkab tulema ja tulema ja tulema ja tulema lõpmatult 8 tundi. See 8 tundi võib tunduda 2-aastana, 100-aastana. Sa ei tea, mida sa seal koged, sellepärast et sul ei ole kontrolli selle üle. See lihtsalt tuleb, võtab sind ja paneb sinu nägu sita sisse, sinu sita sisse. Räägime siis minu hea tuttava negatiivsest puhvo kogemusest. Konnamürk. Ta oli tseremoonial, kus ta tundis, et ta ei taha seda medisiini võtta, aga teised võtsid. Ta tundis, et see medisiin on midagi tumedat, tehislikku ja siin on mingi petmine sees selles aines endas, selle aine energia. Aga ta on selgelt nägija. Kuigi ta ei tunnista, ta on unest nägija. Ja kogu selle tseremoonia väitel ta lihtsalt
vaatas pealt, mis inimestega toimus. Ja see, mida ta nägi, oli õudne. See, mida see Puhvo tegi inimestega, ei olnud jumalik. Ei olnud jumalik. Jumalik tähendab seda, et toimub avanemine. Aga see tegi vastupidist efekti, kinni minemist. Ja kõik need inimesed nägid samasugust kogemust, kõiksust pärast surma. Ja sellist asja ma nimetan valeärkamiseks. Ja selline kogemus, kus sa koged elu pärast surma seda kõiksust ja seda inimlikku kogemust oma elu, sa justkui lükkad kõrvale ja ütled, kõik see, naised, raha, tavaline elu on sitt. Mul on vaja vot seda. See on vale ärkamine. See on enesepett. Siin me elame inimlikku elu ja meil on vaja kogeda inimlikkust. Mis see tähendab kogeda inimlikkust? Mis see tähendab olema inimene suure tähega? See tähendab austada teisi. See tähendab hoolitseda teiste eest ja enda eest. See tähendab mitte olla oma ego kesksuses. See tähendab armastada oma lapsi. See tähendab abistada teisi ilma kasu tahtmata. See tähendab käia tööl ja olla kasulik. See tähendab vastu võtta oma vanemaid vastu sellistena, nagu nad on. See tähendab ühendumist inimeste vahel, inimestega, mitte vastupidist eraldumist. Aga see, mida need inimesed kogevad, nad lükkavad tavalise elu kõrvale ja ütlevad, et see on sitt ja nüüd meil on vaja seda jumalikku nüüd. Nad istuvad nagu narkotsi otsa ja ütlevad, et neil on vaja seda jumalikku, et see on nüüd nende nektar ja see tavaline elu on pask. See on lõks. Sest tõeline vaimsus ei eralda. Selle tagajärjel sa ei peaks inimestest kaugenema. Tõeline vaimsus ühendab sind ja teisi, mitte eraldab. Ühendab. Tõeline vaimsus tähendab tekitada sidet minu ja sinu vahel, mitte eraldumist ja ütlemast, et kuule, see tavaline inimelu, see sinu elu on nii tavaline, mis see raha, mis sa naine sa mul oled, mis seksi me siin kogema, kui ma sain nii jumaliku orgasmi selle Puhvoga. See eraldab. Ja kõik, mille tagajärjel toimub eraldumine, kaugenemine teistest inimestest ja tavalisest igapäevaelust on madalvibratsiooniline deemonlik programm. Nimetame seda niimoodi. Ja kui minu tuttav hakkas otsima, kes siis avastas või lõi seda Puhvot, ta avastas, et internetist peaaegu ei ole selle kohta mitte mingisugust infot. Info on selline,
et 50 aastat tagasi seda avastas mingisugune CIA agent, kes siis CIA, see, kes töötas riigi heaks. Ja tõde on selles, viskan talle tõe näkku, et ükskõik mis praktika see on, olgu see mingi aine või mis iganes veel, kui selle tagajärjel toimub eraldumine teistest inimest, kaugenemine, siis see ei ole vaimsus. Siis see on koht, mille peale te lihtsalt öelge, peate aru saama, et see ei ole nagu see ei ole see. Tõeline vaimsus ühendab, aitab sul saada paremaks inimeseks, hoolitseda oma laste eest, oma naise eest, käia tööl, olla ühiskonnale kasulik, abistada teisi, armastada iseennast, oma vanemaid vastu võtta ja nii edasi. Väga paljud šamaanid, kes teevad neid tseremooniaid, nii-öeldes linnašamaanid, on tegelikult tavalised narkomaanid. Kui kahju ka ei oleks niimoodi öelda. Linna narkomaan. Sellepärast, et igal tseremoonial nad ju ise ka tarbivad neid aineid. Ja tahest tahtmata sa jääd nendest sõltuvusse. Ja see on kuritarvitamine kasutamise asemel. Ja kui sa midagi kuritarvitad, see ei ole enam puhas, see ei ole enam armastus. Siis see taim juba hakkab ise sind kasutama. Kui sinu psüühika ei ole piisavalt tugev ja valmis kohtuma sellega, mida see taim hakkab sulle avaldama või mis iganes aine, siis sa lihtsalt takerdud ja murdud selle all ja siis juhtubki psühhoos. Näiteks oletame, et sul on surmahirm ja siis see taim avaldabki sulle surmahirmu ja hakkabki sulle näitama järjest, kuidas sinu lähedased surevad. Selle jaoks, et sa saaksid sellest hirmust üle. Aga sa ei suuda seda vastu võtta. Ja hetkel, kui sa koged ja näed, kuidas sureb sinu ema, kuidas sureb sinu isa, kuidas surevad sinu lapsed ja koerad ja kassid ja sõbrad, sa ütled sellele stop, ma ei taha seda näha, aitab. Vot siis see on see moment, kus sa saad omale psühhoosi. Sellepärast, et seda asja ei ole võimalik peatada. Ja see on see koht, kus sa peaksid lihtsalt jah ütlema sellele. Ma olen valmis sellesse minema. Ja see ongi ainult kõige tugevamatele inimestele, kes suudavad sellistele asjadele jah öelda ja minema sinna selle kogemuse sisse. Mis ei tähenda seda, et sa ei saa sellest fucking trauma lõpuks. Minutiks. Ja psüühika lihtsalt lõheneb kilgudeks ja siis psühholoogid korjavad sind paar aastat kokku ja võib-olla ka mitte kunagi. Ja mõned isegi surevad seal tseremooniatel. Okei. Halvast, negatiivsest ma juba rääkisin teile. Ma hoiatasin teid. Ja edasi, see on ainult teie vastutust, mis te selle infoga teete või ei tee. Minu asi on hoiatada. Ja bufo on mingi tume sitt, nii et ma ei soovita seda kasutada. Tehislik, see bufo ise.
räägime siis minu kogemusest Ayahuasca tseremoonial, mis oli hiljuti. Päev enne tseremooniat ma läksin konstellatsiooni ja minu teemaks oli tunne, et ma ei ela oma elu. Et ma justkui eksisteerin, aga see elu siin, minu korteris, minu väikses korteris, ei ole minu oma. Nagu ma tahan midagi muud teha, ma tahan kuskil mujal olla ja siuke tunne, et ma ei ela oma elu. Ja see oli see teema, millega ma tulin konstellatsiooni. Ja see teema avaldus selleni, et see tunne, et sa ei ela oma elu, tähendab vaid seda, et sa ei võta vastu oma ema. Sest ema on see, kes andis sulle elu. Ja see, mis ma konstellatsioonil tegin, oli ema vastuvõtmine. Mis oli muidugi pisarate rohke ja tati rohke, aga väga oluline ja vajalik protsess. Ja järgmisel päeval ma läksin Ayahuasca tseremooniale. Ja üks oluliseimatest protsessidest, mida ma läbisin tseremoonia ajal, oli oma ema vastuvõtmine sellisena, nagu ta on. Juba lapsest saati ma häbenesin oma ema. Sellepärast, et kõigepealt ta sünnitas mind üsna hilja ja ta ei olnud nii noor nagu teised emad. Lisaks sellele ta oli nagu asotsiaal, kandis siukseid lohvakaid riideid ja kogu aeg tal olid suured kotid ja korjas pudeleid ja tal on veel probleemid, ta ei saa sees hoida pissi ja kakat. Tal on sellega probleemid. Ja kui ma olin laps, lapsed on väga egokesksed. Ja nagu iga teinegi laps, mul oli häbi oma ema pärast, teiste ees. Näiteks klassikaaslaste ees ja üldse teiste inimeste ees. Et ema pissis alla ja nii edasi. Ja kui ma kasvasin suuremaks, läksin õppima psühholoogiat, siis ma alustasin teekonda, et ma hakkaks oma ema vastu võtma. Ja alguses see nägi välja niimoodi, et ma lihtsalt hakkasin uuesti emaga suhtlema. Vaikselt hakkasin talle ilusaid sõnu rääkima, ütlema, et ma armastan teda, kuigi südames ma tegelikult nii ei tundnud. Ja ta alati imestas. Ükskord ta küsis mu käes, et kes sind niimoodi õpetas? Et kes stiilis, et kes õpetas sulle ütlema, ma armastan sind. Et kui ma ütlesin, et koolis õpetati ja kui ma esitasin talle kunagi küsimuse, et kas sul on, millal sulle viimati öeldi, et ma armastan sind. Ja ta niimoodi kohkus, istus ja jäi mõtlema, mitte midagi ei vastanud. Ja ma sain aru, et talle kas väga ammu ei ole öeldud seda või siis mitte kunagi. Kuigi ütleme niimoodi, et ma olen peaaegu kindel, et üks tema meestest armastas teda. Iseasi, kas ta nagu oskas seda vastu võtta, sest armastust vastu võtta on nagu omaette kogemus. Ja rääkides siis armastuse vastuvõtmisest. Talvel ma kogesin ühte konstellatsiooni harjutust, kus me pidime ette kujutama selle inimese silmad, kes meid armastab.
ja kui ma panin oma silmad kinni ja kujutasin seda inimest ette, ma nägin oma ema. Ma nägin ja tundsin, et ema armastab mind. Aga ma ei võta tema armastust vastu. Ma panin ennast lukku, ma ütlesin ei. Ma ei suuda seda südamesse võtta, ma ei taha. Ehk siis ma panin ennast ise oma ema armastuse eest kinni. Ja nüüd ongi alanud see protsess, kus ma võtan oma ema vastu sellisena, nagu ta on. Ma võtan vastu ja avan ennast tema armastusele. Ja ma juba kirjeldasin teile, mida ma kogesin konstellatsioonis ning see konstellatsiooni kogemus läks üle Ayahuasca kogemusse. Ja nagu ma ütlesin, ema vastuvõtmine oli üks olulisemad protsesse, mida ma kogesin. Mida see siis tähendab? Ma nägin iseennast läbi ema silmade. Ma nägin, et ema kardab mind ja kardab minu hukkamõistu. Sest see on see, mida ma alati tegin. Siis, kui ta tuleb mulle koju, pisspüksis, ta häbenes. Ja ma tundsin kahju temast. Ja see tegelikult ongi kõrkus. Kui sa tunned kellegist kahju, siis sa sead ennast temast kõrgemale. Ja täpselt seda ma nägingi läbi ema silmade. Ta nägi minu kõrgust. Ta nägi, et mul on kahju temast. Ta tundis ennast nagu väärakana, kes üritab oma vägeva tütre ees kas või kuidagigi temale ligi pääseda. Vägev, suur, pakk diplomeid, jumalik, siuke lalala. Aga mina olen tavaline naine, kes lihtsalt tuleb oma tütre juurde. Ma praegu räägin ja ma hakkan nutma. Vot, mina olen tavaline naine, kes tahab lihtsalt oma tütart armastada ja pääseda tema südamele ligi, aga ma ei pääse. Sellepärast, et ta on nii ennast täis. Vot, minu ema kirjutas mulle WhatsAppis mingi 100 sõnumit päevas. Ja ma vihkasin seda, sellepärast, et seal olid siuksed teemad, mis mind üldse ei huvitanud, mingi sõda ja mingi tervis ja mingisugust asjad. Aga ma ei näinud, et ema lihtsalt üritab mulle ligi pääseda kõikidel võimalikel viisidel. Isegi 100 sõnumit päevas ma ikka lükkan teda emale. Ja kõike seda ma nägin ja mul oli südamest kahju, et ma niimoodi oma ema vaatasin ja niimoodi ülevalt alla vaatasin teda. Ja ma palusin andeks, mul oli väga kahju sellest. Ja minu elus on olnud alati hirm ebaõnnestuda ja ennast nii-öeldes täis sittuda. Ja ema lihtsalt, kui ta ütleme siis niimoodi situb ennast täis, siis ta lihtsalt näitab mulle seda, et see ei olegi nii hirmus. Vaata, kui sa situd ennast täis, sa oled ikka elus. Elu läheb ikka edasi. Sa ei sure ära. Selles pole mitte midagi hirmsat. Ja mina selle asemel, et nagu vaadata seda vägevusega, ma häbenesin seda ja ma tegin seda maha. Ja ma võtsin oma ema ilu kogu selles kremplis vastu. Palusin talt andeks armastusega. Avaldasin talle armastust. Avasin oma südant emale. Ja ma nägin ka oma kasuema. Ja tema tundeid, tema üksindust. Aga ma ei hakka siin sellest pikemalt rääkima.
millised protsessid veel olid? Alguses ma tahtsin kõike kontrollida ja ma tundsin, kuidas mu meel töötab hästi tugevalt. Mul on väga tugev meel ja väga tugev aju. Ja see aju üritab kogu aeg kõike analüüsida, leida mingi seoseid, luua seoseid, põhjus-tagajärg seosed. Ja teate, elus, enne, ma olin nii väsinud iseendast. Mul oli kogu aeg väsimus ja ma ei saanud aru, millest see kuradi väsimus on. Ma magan 10 tundi, ma ärkan ikka väsinuna. Ma ei puhka. Ja lõpuks ma sain aru, et ma lihtsalt olen tegelikult väsinud iseendast, oma mõttemasinast. Sest seda ei ole võimalik peatada. See lihtsalt käib lõpmatult ja väsitab mind ennast. Vot. Ja siis ma üritasin seda peatada. Leida seda nuppu, kust seda mõttemasinat saab välja lülitada. Aga seda nuppu ei olnud ja konstruktsioonid muudkui käisid nagu lõpmatu kood. Vot. See oli väsitav. Ma nägin, kuidas ma väsitan iseennast läbi nende konstruktsioonide. Lõpmatud. Jälle mingi mõte lendab sisse konstruktsiooni. See füüsiliselt väsitas. Ja lahendus sellele oli selline, et selle asemel, et lülitada oma mõistust välja, ma lihtsalt läksin oma tähelepanuga läbi hingamise kehasse ja ma lihtsalt olin. Kehas siin ja praegu olemises, mõtlemise asemel. Ja see oligi lahendus. Läbi hingamise. Sa lihtsalt viid oma tähelepanu hingamisele ja lähed kehasse siin ja praegu hetke. Olemisse. See oli järgmine protsess. Kolmas protsess. Need on vahepeal mul segamini läinud, kumb oli ees, kumb oli taga, aga ma lihtsalt räägin kõige värvikamatest hetkedest. Me olime sellises kohas, kus oli väga palju sümbolismi ja ühes kohas oli Jeesus terve seina peal. Ja selle vastas oli Jeesus, kes lamas omas kirstus. Ühesõnaga, kui teda ristiti, pandi sinna koopasse ja põhimõtteliselt lamas surnuna. Ja ühelt poolt ma nägin seda Jeesuse pilti, mis oli terve sein, oli Jeesuse pilt. Ja teiselt poolt ma nägin pimedat ruumi, kus olid küünlad ja valgus niimoodi pimeduses mängis varjudega. Ja minu jaoks see pimedus varjudega oli nagu pimedus ja Jeesus oli nagu valgus. Ja mina istun seal vahel. Ja mulle nagu tekib selline filosoofiline küsimus enda sisse, et mida ma siis valin, pimedust või valgust? Mille peale ma ütlesin, et ma lähen ju mööda keskteed. Et kord siin, kord seal, ääre peal käin seal vahepeal. Ja selle peale mul tuli vastus, et ma käin seda keskteed ja vahepeal käin pimeduses ja ei taha sellest lahti lasta täielikult, vaid selle tõttu, et mu südames siiamaani elab viha ja kurbus, millest ma ei taha lahti lasta. Vot. Kui ma seda tunnistasin, siis ma vaatasin seda Jeesuse pilti ja ütlesin, no kui ma valin valguse,
minuga tehakse täpselt sama, mis tehti sinuga. ja kes siis hakkab vastutama selle eest, kui mind põletatakse tuleriidal? Sina või? Umbes poolnaljaga niimoodi ütlesin, mille peale Jeesus justkui naeris. Need on juba jutud natuke. Aga ma loodan, et te mõistate. Vot, et olid sellised maised kogemused ja natukene ebamaised kogemused, aga oli rohkem maised kogemust, nagu ema vastuvõtmine on väga maine. Ja endas kehasse tulemine, olemine läbi keha, mõtete nagu peatamine, väga, väga maine protsess. Ja ühesõnaga selle Jeesusega ma siis vaatasin teda niimoodi, et no okei, põletatakse, siis põletatakse. Pohhui. Ma valin valguse. No, mitte midagi ei muutunud, kui ma valisin seda. Mis jällegi järjekordselt tähendab seda, et ma pean lõplikult lahti laskma sellest vihast oma südamest ja kurbusest. Ja seda vihaprotsessi te muidugi nägite ja ma isegi tahtsin luua sellist laagrit nagu käigu kõik putsi laager. See on ka selle viha pealt tehtud. Viha, kurbuse, see tumedus, tumeda negatiivse emotsiooni pealt. Okei, ma pean siis sellest täielikult lahti laskma, siis on nii. Millised olid järgmised protsessid? Järgmised protsessid olid järgmine protsess oli selline. Mingi hetk ma mõistsin, et kogu minu elu keerleb minu kasside ümber. Mul on 3 kassi, kellega ma elan ja need on minu kõige lähedasemad pereliikmed, loomad, ühesõnaga, kelle eest ma pean hoolitsema, et nad oleksid elus, et neil oleks kõik hästi. Ja ma sain aru, et ma ei lähe reisima praegu niimoodi kaugele, sest et ma kardan, et ma ei leia mingi inimese, kes hakkab nende eest igapäevaselt hoolitsema. Ja kui nad ei saa seda armastust ja hoolt, siis nad lihtsalt närbuvad nagu lilled ja surevad ära. Ja üks hetk ma tulen ja nad on lihtsalt kodus surnud. Ja kuidas ma neid üles korjan ja matan ja mida ma tunnen sel ajal, ma sain aru, et ma kardan nende surma. Ja kogu minu elu ehitub ümber selle, et ma kardan, et minu kassid surevad ära. Okei. Järgmine insight, mis järgnes sellele, oli selline, et tegelikult ma ei karda seda, et mu kassid surevad, vaid tegelikult ma kardan seda, et kasside suremise tagajärjel ma jään üksinda. Mis siis tegelikult tähendab, et reaalselt ma kardan üksindust. Ja see on see tuum, mille ümber on ehitatud kogu minu elu. Mille ümber ma ehitan oma suhteid, oma tööd, oma elu, kõike. Tuumhirm. Ja põhimõtteliselt, kui ma mõistsin seda, see juba lahtus. Ma teadsin seda juba ammu, aga ma nägin, kuidas see avaldub. Viies protsess, mida ma kogesin, oli see, alguses ma rääkisin teile, et ma olen iseendast väsinud. Oma mõtetest, oma lõppematutest mõtetest. Ja teine, mis sellega kaasneb, on see, et ma ei oska puhata. Mu keha ei oska puhata. See väsib ja väsib ja väsib ja ei oska seda väsimust nagu välja lasta, isegi läbi magamise.
Ja see, mis ma tegin, kui ma lamasin seal oma madratsil, ma üritasin oma kehas leida neid neuroneid või nuppe, kuidas panna oma keha puhkama, kuidas lõdvestada enda keha, sest mu keha oli pinges terve minu elu. Ja see pinge muudkui kogunes ja kogunes ja kogunes. Ja lõpuks, kui ma suutsin ennast lõdvaks lasta päris nagu sügaval kehalisel tasandil, mul oli selline tunne, et ma justkui magan vanaema süles. Nii rahulik ja hea. Mul ei ole kunagi vanaema olnud ja mõneti see on olnud minu unistus, et lihtsalt magada vanaema süles. See oli imeline. Vot. Peale seda olid protsessid, mis on seotud enese väärtusega. Terve oma elu ma olen otsinud, tõestanud enda eneseväärtust läbi teiste inimeste ja läbi tegevuste. Näiteks selgeltnägijate tuleproovi ma võitsin selle jaoks, et tõestada oma kasuemale, et ma olen armastust väärt. Ja kõikides oma suhetes ma olen järjest tõestanud oma partneritele, olnud nagu people pleaser, see on siis meele järgi olnud partneri meele järgi ja ehitanud ennast partneri järgi selle jaoks, et armastust välja teenida. Mis tähendab seda, et mul endal ei ole enda eneseväärtust, ma ei näe ja ei tunne seda ja ma pean kogema seda ainult läbi teiste inimeste, kui nad peegeldavad mulle minu eneseväärtust tagasi või tõestama, et ma olen väärtuslik. Vot. Ja terves oma elu ma olen seda teinud. Ja nüüd ma jõudsin sinna kohta, kus ma ütlesin endale, et nüüd ma leian oma eneseväärtuse iseendas, selle asemel, et täielikult lõpetada selle otsimise kuskil väljaspool. Ja ma leidsin seda. Ja see avaldub läbi rõõmu kogemise. Ja selles protsessis aitas mind minu sõbranna. Suur tänu sulle. Sa tead, kes sa oled? Minu armas Diana. Ta õpetas mulle, kuidas kogeda eneseväärtust. Ja eneseväärtuse kogemine käib läbi sisemise rõõmu tundmise. Sisemine rõõm, mis ei ole tingitud välisteguritest, vaid mis asub minu sees. Ja kuidas siis tunda seda sisemist rõõmu, kui sa ei ole terve elu seda tundnud? Kui sa tahad kogeda rõõmu, siis tee teisele inimesele ühe imelise komplimendi, mis tuleb sinu südamest. Ja kui sa seda teed päriselt südamest, siis rõõm tekib ise sinu sisse. Vahet pole, mis see teine inimene arvab, et ta ei oska komplimendi vastu võtta või ta mõtleb, et selle taga on mingi kasu saamise eesmärgil tehtud. Pole vahet. Lihtsalt iga päev ütle kellelegi midagi ilusat, mida sa näed temas. Täna millegi eest või ütle, kui ilus ta on, kui Janek, kui ilus ta on, kui ilusad juuksed tal on. Lihtsalt tee inimestele, ütle ilusaid asju inimestele, tee komplimente südamest.
ja rõõm tekib ise sellest sinu sisse, selle tagajärjel. Ja see rõõm täidab selle augu, mis on sinu sees, kus on puudu see enesearmastus ja eneseväärtus. Ja läbi selle sa täidad ennast rõõmuga. Ja seal ei ole enam tühja kohta, mida tavaliselt inimesed täitavad siis mingisuguste sõltuvustega või teiste inimestega, söögiga, alkoholiga, narkootikumitega, naistega, meestega, šokolaadiga ja nii edasi. Vot, see oli üks oluline protsess. Järgmised protsessid. Ma tundsin, et ma vabanesin kõikidest oma hirmudest, vihast, kõrkusest. Võib-olla mitte lõpuni, ma ei tea, et see mõnikord nagu ikka veel avaldub, aga see on oluliselt nagu nõrgemaks jäänud. Ja ma kogesin sellist nähtust nagu lõpmatu armastus. Kuidas see lõpmatu armastus avaldus? See on tunne minu südames hästi avatud. Mis ei ole lihtsalt avatud, vaid siuke väga mõnus selline naudingu tunne. See ei ole ülevoolav, see lihtsalt on, see lihtsalt on siuke pidev rõõm. Ja ma salvestasin seda oma kehasse. Ja siis kui järsku sisse tuli mingi kellegi teise hirm või mul endal tuli mingi teema üles ja hirm, ma kogesin seda hirmu vibratsiooni, siis kohe ma võisin ümber häälestuda uuesti sellele armastuse lainele ja ümber lülituda. Niimoodi. See nupp oli minu sees olemas. Ja ma harjutasin. Ma kogesin hirmu, siis ma otsustasin, et ma ei taha seda kogeda. Ma ütlesin enda sees lõpmatu armastus, häälestusin sellele, see tekkis jälle. Hirm, ma ütlesin, et ma ei taha seda tunda, häälestusin armastuse lainele. Ma harjutasin. Mingi hetk minust hakkas tulema kanaldus. Ja ma lihtsalt kõva häälega rääkisin inimestele, kanaldasin informatsiooni hingedest, maisetest hingedest ja planetaarsed maised hinged ja tähehinged. Et on olemas erinevad hingeliigid, üleolevad tähehinged nimetavad planetaarseid maahingesid NPC-deks, tõstes ennast ülesse ja pannes neid enda alla, nagu nad oleksid halvemad. Aga reaalsuses tegelikult nad ei ole meist halvemad või madalamad. Need on lihtsalt nagu teine eluvorm. Teistsugused, teine eluvorm, mitte madalamad, halvemad,
Nad on lihtsalt teistsuguse konfiguratsiooniga elusolendid. Maised inimesed ja tulnukad inimeste kehades. Kellelegi see võib tunduda kahtlane, võib-olla te kuulete esimest korda selliseid väljendeid, võib-olla te olete juba kuulanud mind või kedagi teist. Ühesõnaga, meil on olemas hing, mis asub meie südames ja need hinged on erinevad. Mõned hinged on tulnud väljaspool meie planeeti siia, et kogeda inimelu. Et kogeda inimelu, inimlikkust ja saada inimeseks suure tähega. Mis tähendab olla inimene suure tähega? See tähendab olla lahke, olla hea südamlik, aidata teisi, mitte olla egoistlik, hoolitseda oma laste, naise, mehe eest, vastu võtta oma vanemaid, armastada ennast sellisena, nagu sa oled. Näiteks kogeda seda elu ja armastada seda elu, seda tavalist, maist, igapäevaelu. See on kõige tähtsam, nautida seda rutiini, igapäevast rutiini, mis meil on. Teate, mul on väike korter, 30 ruutu ja ma olen vihanud seda korterit, ma tundsin, et ma olen siin justkui lõksus, et see on nii väike ja mina ise olen juba nii suur tuleproovi võitja ja peaksin juba elama uhkes majas. Ja ma olen siia kinni jäänud mingi ohvri energiasse munitsipaalkorterisse. Ja ma ei hindanud üldse ja kui ma üritasin hinnata, see nagu ei õnnestunud mul väga hästi. Aga nüüd ma kogesin, ma nägin, kui imeline see korter on. Kui ilus see on, kui turvaline, kui vägev see korter on. See tavaline igapäevaelu on kõige ilusam ja maagilisem asi selles maailmas. Ja seda ma tulingi siia kogema. Seda tulid kogema kõik tähehinged. Meie kui tähehingede ülesanne, kui me ärkame üles, populaarne sõna, ei ole endale meelde tuletada, et ma olen Jumal ja minu sees on Jumala osa. Meie ülesanne on saada inimesteks suure tähega. Kogeda inimelu ja nautida seda armastusega ja täiega. Seda teed. Oi, blядь. Siin ei ole midagi sees, see on lihtsalt tee. Varsti kutsun teid teetseremooniatele. Teenin natuke raha teie pealt. Oi, blядь. Ладно. Nii. Maised hinged, planetaarsed, mida nimetatakse NPC-deks. Nad ei ole mingid NPC-d, lõpetage selle fucking kõrguse mängu. See on teine eluvorm. Ja nemad oma ärkamises peavad endale meelde tuletama, et nad on Jumala osa. Nende hinged on osa algallikast Jumalast. Et nad on jumalikud olendid tegelikult. See on nende ülesanne. Meil on erinevad ülesanded, saate aru. Nad ei ole halvemad või madalamad. Nad on teistsuguse konfiguratsiooniga. Kui ma veel ükskord kuulen kedagi, et te nimetate neid inimesi
NPC-deks. Raisk, ma tulen su koju, bljad. Said aru? Sorry. Said sa aru? Ja kogu see süsteem, kõik toimib ainult ühel topliva käes. Bensiin nagu, mis asi see on eesti keel, eesti keel. Fuel, kütus. Kogu see süsteem toimib ainult ühe kütusega ja see on armastus. Kõik. Masin, see auto on armastus ja see kütus on armastus, mitte midagi muud. Ja võti on selles, et õppida nautima seda tavalist igapäevaelu. Oma tavalist igapäevaelu nautida. Ja vastu võtta kõiki sellistele, nagu nad on. Ja kui sa koged sellist puhvo kogemust või mingit muud kogemust, kus sa koged valgust ja kõiksust ja mille tagajärjel sa mõtled, et kogu see tavaline elu on sitt ja pask, siis see ei ole vaimsus. See on vale ärkamine. See on pizdjets. See on vale. Tea, et sa oled käinud kuskil väga vales kohas. Ja võib-olla sul ongi vaja sealt läbi minna, et aru saada, et see ei vii sind mitte kuskile. Kui sa siin 3. dimensioonis kogeda seda kõiksust, mis on 13-12 dimensioon, sa koged seda korraks, aga see on tegelikult jumala mõttetu. Sest sa elad siin, sa ärkad uuesti selles kehas, sa pead jälle pesu pesema ja süüa endale tegema. Ja see on see, mida sa pead õppima nautima. Saad sa aru? Kui sa kahtled, ära mine tegema mingisuguseid psühhedeelikume. Kui sa ei suuda kõigele jah öelda, mis sealt tuleb, ära mine. Kui sa ei ole endaga tegelenud, ära mine. Üldse parem ära mine sinna. See on ainult väga-väga psüühiliselt stabiilsetele inimestele, kes suudavad kõikidele hirmudele jah öelda ja nende otsa vaadata. Kes ei karda kohtuda mitte millegagi, kes on valmis vastu võtma kõik. Vanasti see oli lubatud ainult šamaanidele. See ei olnud kättesaadav tavalistele inimestele ja see ei olnud kogemata. See oli sellepärast, et selle väega tulid toime ainult šamaanid. Aga nüüd kasutab seda Jumala igaüks. See on ohtlik. Ja praegu väga palju kuritarvitatakse. Ja kui sina ei taha, et see taim kuritarvitaks sind, siis parem ära mine sinna. Sest on vaja väga suurt teadlikkust hetkes analüüsida kõike ja vastu võtta ja veel integreerida seda kogemust. Inimesed ei suuda integreerida seda kogemust, sest see on liiga suur hüppe nende teadvuse jaoks. Ja siis võib ka juhtuda lõhenemine, et su aju ei saa sellest kogemusest aru, sest see on liiga kiire ja intensiivne. Ta ei suuda seda registreerida. Ja siis toimub lõhenemine, psüühika lõhenemine. Vot.
ja tegelikult läbi selle, et ma praegu nagu jagan seda kogemust, ma integreerin seda, et kogemusest tuleb aru saada, maksimaalselt meelde jätta seda hetkes, kas või hommikul kirja panna, püüda seda tegelikult analüüsida, sellest rääkida, kirja panna. Sest muidu on perses. Ma ütlen ausalt, 4 aastat tagasi, kui praegu ma tegin teist korda ja ma tegin tookord esimest korda Ayahuascat, siis ma ei tulnud toime veel pikalt. Mul avanesid selgelt nägemisvõimed ja ma veel 10 päeva tundsin, ma ei tea, 10 kilomeetri kaugusel või 3 kilomeetri kaugusel kuulsin hääli, inimesed rääkisid. Mul oli avanenud selgelt kuulmine. Ja igapäevaelu ei saanud nagu elada. Mul oli tunne, et ma ei suuda nagu peale seda igapäevaelu elada, et ma olen sellest nii fucking kaugel. Tookord mulle näidati ka kõiksust ja jumalat ja ma olin väga kaugel tavalisest inimelust. Ehk see on olnud minu protsess ja kui te seda kuulete, siis lihtsalt võtke seda kuulda. Et te võite ära kaduda sinna kõiksusesse, nendesse väga kõrgetesse dimensioonidesse ja siis see tavaelu hakkab tunduma sellise tuimana, paatsena, mõttetuna. Ja see on see lõks, kuhu ei tohi sattuda. Sest see ongi see kõige tähtsam. See igapäevaelu, see ongi kõige tähtsam. Ma tänan teid selle eest, et te täna olite minuga ja eriti need, kes jõudsid siia lõpuni. Palun kirjutage kommentaare ja ma loodan, et te kuulsite minu hoiatusi ja te ei hakka kuritarvitama taimi ja te ei lähe sinna osalema, kui te ei ole 1,000,000% teadlik sellest kõigest ja valmis vastu võtma kõik, mis sealt avaldub. Ja mitte kuritarvitada. Ma loodan, et te kuulete minu hoiatusi. Aitäh kõigile, kommenteerige, jagage oma kogemust. Suurima hea meelega kuulan kommentaarides teie isiklikku kogemust. Aitäh!